Tore on. Aitäh selle väljakutse eest, Jüri Kene. Spagat, see on ju imelihtne. Ajad jalatarki küljele või ajad jalatarki ette ja taha. Pole vahet, kumb võiks välja tulla, peaasi, et tuleb ja aega on kuu aega. Meil on praegu siis septembri teine pool. Kui te pöörate oma pilgud siia poole, siis siin on auhinnatud iluvõimleja Victoria, kes nagu näete, kui ta selliseid asendeid suudab sisse võtta, siis järelikult teeb ta spagaadi ka ära. Noh, näed, ma ei pidanud isegi küsima ja juba on spagaat. Kuidas sa tunned ennast? Väga hästi, mugavalt. Aga nüüd näed. Ma ei jõudnud jälle küsida, juba Victoria keeras teistpidi spagaati ja sul läheb jalad sirgelt, 180 kraadi. Ma näitan ette, mis ma praegu oskan ja siis sa ütle mulle, kui raske töö meil ees on. Sobib. Ja ma hakkan vaikselt minema ja siis ma ütlen, kui stopp on, kui on nagu piir ees. On ju? Jah. Nüüd on valus. No vaat siin. Nii. See oli maksimum. No okei. Ma tulen siit tagasi. Töö on suur, aga ma tulen siit tagasi. Ma arvan, et me saame hakkama. Kas sa ütled tõesti, et mul on võimalus saada kuu ajaga spagaat tehtud? Vähemalt natukene, ma arvan, et saame maha. Vaat seda, ma lähen nüüd ette ka. See on keskmisest ebamugavam. No, oota, nüüd. Ja nii, nüüd on piir ees. Oota. Nuhule. No kõik. No ütle ausalt, kas see on kõige hullem, mis sa näinud oled? Ei, tegelikult see ei olnud nii hull. Kui palju oleks reaalselt aega vaja, et ma saaksin perfektselt samamoodi hakkama nagu sina? Laksti. Ma arvan, et seda oli vaja lapsepõlvest teha. Laksti. Vaatame, kuidas sul lihas venitab nii palju. Laksti. Nagu sa nägid, väga ei veninud see lihas. Kaalun üle 100 kilo, pole ilus teinud sooja, pole lihaseid, pole venitanud, pole iluvõimlemisega tegelenud. Me saame hakkama. No hakkame tegema, ega siis meil on kuu aega. Alguses me peame tegema väga head soojendust. Et me pidime seda enne spagaati tegema. Jah, aga nagu ma ütlesin, laksti. Pole ilusas sooja teinud, nii et mis saaks olla parem, kui hakata külmalt spagaati tegema. Põlvetiste jooks. Aha. Ja seda ma pean tegema hakkama siis kuu aja jooksul iga päev. Ja. Sääretiste jooks. Ja. Kuidas sa tunned ennast? Ja juba hakkan vaikselt hingeldama. Nii, siis järgmine harjutus on klassikalised kükid. 3x20. Aga see on nüüd täitsa päris trenn juba. Järgmine siis on sumo kükid. Põlved lähevad nüüd kõrvale. Kõrvale, niimoodi, jah? Rahulikult ja aeglaselt. Mulle ütlen ausalt, see on valus natukene. Ja siis siia ja tagasi. Oi, aga mul ei lähe nii. Ja nüüd tagumik üles, jah? Ma rohkem ei lähe. Kui ei lähe, siis jätame praegu. Ma rohkem ei lähe. Iga harjutusel peab midagi kuskilt venima. Ja. Nii, ja nüüd jääme seisme ja siirutame ühe ja teist. Aha, no vaat siit tunnen küll juba, siit tõmbab ikka. Ja proovime hoida nina põlve juures. Victoria, see on võimatu. Tupli. See on üks küll väga veider asi. Kuidas tunne? Ma olen väsinud. Ma olen juba väsinud. Nii, edasi siis istume maha. Nii, vaat see mulle meeldib juba. Ja nüüd selline asi nagu kon, selg sirge ja natukene kiigume põlved ja natukene kiigume, rahulikult hingame. Nii, ja nüüd käed ette painutus. Ja lihtne öelda. Praegu ma natukene venitan. Ja, aita kaada. Ma loodan, et sul pärast ka on võimalus. Kindlasti. Issand, näed, kui sa aitad, läheb väga heaks. Siin me siis oleme. Spagaadi esimene trenn. Üks põlv sirgeks, varp enda poole vaatab ja siis painutus jala peale. Kui nagu... Nii. See on päris valus. Peab olema mõnus venitustunne. Mõnus, jah? Sul on mõnus, jah? Ma ütlen ausalt, mul ei ole veel mõnus. Paneme nüüd nii palju kõrvale, kui sa saad. 180 kraadi. Suurepärane matemaatikaõpetajaks kindlasti väga õnnelik. Siin no äärmisel juhul täisnurk. Ja nüüd rahulikult kõnni ette nii palju, kui saad. Ja tipatap. Ja kõht jääb ette? Oi. Ei, no päriselt. Siin on kõht, edasi ei lähe. Väga hea. Ja tööd on palju. Painutame ühele poole ja teisele poole. 5, 6, tupli. Võime proovida ka, et sa üles ronid natukene ja siis siin pool venitad. Ja see on täitsa võimalik, nagu sa näitasid. Siit ma ei saa. Võime proovida ka ülevalt. Paneme nii vajalik, kui on võimalik. Ja siis painutus ette sirge seljaga. Vot nii tupli ja siis ürita ka küünarlukid maha. No see on juba teine asend. See ei ole see, jah? Vot nii ja tupli. Igaks juks toetan. Jaa. Sulle ei läinud järgi.
Vot nii tubli ja hästi. no siin juba on pinged küll. Nii. Ja rahulikult tagasi. Nüüd siis venitame parema ja vasaku jala špagaadid. Käed on ühel pool, põlv ette, siin peab olema 90 kraadi. Ja, nii seda ma oskan. Ja natukene puusadega lähme alla, kiigume. Vot nii ja hästi rahulikult. Üks närv käis mööda krõks, tegi siukse väikse hüppe. Krõks. Ma arvan, et ta karjub appi praegu. Krõks. Aga ei, see on okei asend, jah. Ma ei tea, kas ma olen nagu enam-vähem õige saanud. Enam-vähem tubli ja väga ilus. Nii, järgmine siis väljast ette ja painutus ette rahulikult sirge seljaga. No rohkem ei lähegi, seal on piir ees praegu, jah. Piir ei ole väga kaugel. Nagu näha, siis see on lõpptulemus. Nüüd pane käed siia kubiku peale ja nüüd rahulikult libise ette. Victoria, ma juhin tähelepanu, et eelmine õppija on seda hammustanud. Vaata, kui see on ikka igalt poolt ära hammustatud. Kas see on niimoodi, et ühel hetkel ma lähen nii hulluks ja ma hakkan hammustama seda kivi, jah? Võib ka juhtuda nii. Ja nüüd libised ette špagaati asendisse. No selle jalaga juba nagu hakkab looma või? Rohkem sirutus ja vot nii. Praegu läks ju... siin on keskmisest ebamugavam, jah? Kas siit saab ära tulla ka kuidagi? Ja, 1 minuti pärast. Ja nüüd sama kõik harjutused ainult teisele jalale. Teise jalale. Ja see on nüüd see, mida ma pean iga päev tegema, jah? Ja. Ja sirge seljaga painutus ette. Ja libiseme špagaati. Nii. Nii tubli. Kujutan ette, kodus ühel hetkel elukaaslane ja laps magavad, kuulevad, allkorrusel tuleb ähkimist. Siis teavad, et ei ole mitte murdvargad, vaid issi lihtsalt on natuke lolliks läinud. Ära tee järsku liigutus. Jah. Tubli. Ja nüüd siis on niimoodi, et iga päev soovitatavalt 2 korda. Vähemalt 1 kord. Kui ma olen rämedas pohmellis, kas siis on mõistlikum ära jätta või ikkagi teha ja kannatada? Teha ja kannatada õhtupoole. Ja need harjutused siis iga päev teeme ära. Ma tulen vahepeal uuesti trenni, vaatame, kuidas läinud on ja 6 aja pärast hoian pöidlaid. Äkki see perre ikkagi puudutab maad. Kas harjutused on meeles ka? Ei, Victorial on üks väga hea video YouTube'is, kuidas teha spagaati. Kui te tahate spagaati ise proovida kodus, siis minge otsige guugeldades ja hakake ka tegema koos minuga. Õudne.